Tere! Mina olen Lili Veesaar sihtasutusest Archimedes ja täna räägin asenduskoduteenusel ja perekonnas hooldamisel viibinud üliõpilaste kõrghariduse omandamist toetavast stipendiumist. Stipendiumi eesmärk on toetada asenduskoduteenusel ja perekonnas hooldamisel viibinud üliõpilaste kõrghariduse omandamist ja seda siis 160 euroga kuus ning kuni 10 õppekuu jooksul aastas õppekava nominaalkestuse ajal. Kes saavad taotleda? Stipendiumi saab taotleda õppimiseks täiskoormusega õppekavadel rakenduskõrghariduse üliõpilane, bakalaureuse üliõpilane, magistri ning bakalaureuse ja magistriõppe integreeritud õppes õppiv üliõpilane. Stipendiumi. Millised on tingimused taotlejale? On elanud või elab asenduskodus või on viibinud või viibib perekonnas hooldamisel. On Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel. Õpib täiskoormusega õppes. On kõrgkooli immatrikuleeritud hiljemalt 3 aastat pärast keskhariduse omandamist või jätkab õppimist magistriõppes hiljemalt 12 kuud pärast rakenduskõrgharidusõppe või bakalaureusõppe lõpetamist. Ja oluline veel, et ei viibi akadeemilisel puhkusel. Taotlusi võetakse vastu 1 kord aastas ja taotluste esitamise tähtaeg on 20. oktoober. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus koos nõutud lisadega elektroonilises taotluskeskkonnas. Siin on välja toodud ka selle taotluskeskkonna link, mis asub siis sihtasutuse Archimedese kodulehel. Milliseid dokumente tuleb esitada? Stipendiumi taotlemiseks on siis oluline vormikohane taotlus koos kõigi nõutud lisadega. Esmakordsel taotlemisel tuleb taotlusele lisada siis järgmised dokumendid. Ametiasutuse kinnitustõend asenduskodus või perekonnas hooldamisel elamise viibimise kohta. Viimast haridust tõendava dokumendi koopia ja kõrgkooli poolt väljastatud kõrgkoolis õppimise kinnitus. Stipendium määratakse üliõpilasele 1 kord õppeaastas 10 õppekuuks alates siis septembrist kuni juunikuuni ja makstakse välja iga kuu 10. kuupäevaks. Välja arvatud siis stipendiumi alguskuud september ja oktoober, mis osad makstakse välja novembrikuus. Ja stipendiumi maksmine lõpetatakse sellest kalendrikuust alates, kui ilmneb üliõpilase mittevastavus stipendiumi taotlemuse tingimustele. Ning rohkem infot antud stipendiumi kohta leiate sihtasutuse Archimedese kodulehelt ja see link on toodud ka siin slaidil.